Tere päevast! Minu poolt olen siis Hannes Tõnisson, Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskuse vanemteadur. Ja kui ma seda ettekannet tegin, siis, või kui ma siia konverentsile tulin, siis Märt saatis mulle selle videolõigu, et nii ei saa ju rallit sõita. Ja siis täiesti huvitavalt avastasin, et see läheb kokku minu esimese slaidiga, kus kohas siis Kresi raadio lõpetas siis selle sõidu kusagil vastu merd. Ja siis ma avastasin, et minu esimene slaid oli see, kus mina tulen kusagilt merest välja. Ja siin on täiesti otsene seos, sellepärast et minu nii-öelda taust on tegelikult rannikute geoloogia, meteoroloogia, kõik, mis seotud siis rannaprotsessidega, geofüüsikaga, lainetuse füüsikaga ja kõik, mis sinna juurde kuulub. Ja siis loomulikult siis on meil hästi oluline teada ka, millised on nii-öelda ilmastikutingimused, millised on kliimatingimused, mis kõik seda muudavad. Et kui paar sõna nii-öelda sissejuhatuseks, kuni kõik rahvas kohale jõuab, siis ma räägin sellist igavamat juttu, ehk siis mis minu taust on. Et siin on sellised mõned fotod, et uurin ma siis randasi, mismoodi siis rannad muutuvad, kuidas tormisus neid mõjutab ja mismoodi siis eriti võimsad tormid meie randu muudavad. Ja siis sealjuures kasutan igasuguseid huvitavaid meetodeid. Siin on mõned geofüüsikalised meetodid toodud, näiteks kuidas me uurime merepõhja, vaatame seal, kus mingisugused erinevad setted on, sukeldume, uurime mingid sadamate asukohti, vaatame, kuidas vanades rannavalides mingid tormijäljed on ja nii edasi. Ehk siis tegelikult vaatame maa sisse, et meie kaugem eesmärk ongi selline, et me läheme metsa rannast kusagil kilomeetri kaugusele, vaatame maa sisse ja siis ütleme, milline ilm oli 3000 aastat tagasi. Et on nagu selline kaugem eesmärk. Ja mis jaoks see on vaja teha? Et see on siis väga lihtne põhjus. Et püüame leida lahendused, kuidas siis looduse poolt tulenevaid riske võimalikult palju ennetada või siis riske igal erineval viisil maandada. Et siin on näiteks üks selline produkt, mis on siis meil, et kuidas Pärnu lahe äärne üleujutusala võiks välja näha, kuidas Eesti jõgede üleujutusalad võiksid välja näha ja nii edasi. Aga nüüd lähme siis põhiteema juurde. Ma arvan, et jõudsid lõpuks kõik kohale, et siis saab hakata põhiteemat rääkima. Et kuidas siis üldse ralliteedeni jõuda? Leidsin ühe hästi vana pildi, mis ma olen teinud kusagil aastal tõenäoliselt 2005-2004. Ja see peaks olema üks Lõuna-Eesti ralli kiiruskatse. Ja huvitav on see veel, et siis vanasti olnud Maa-ametis võimalik sellist suurt pilti tervikuna välja võtta, siis ma pidin võtma ühe pildi kaupa, fotode kaupa selle välja ja siis paneme selle terve kiiruskatse kokku. Et on näha, mismoodi siis selline geoinformatsioonisüsteemid selle aja jooksul on edasi arenenud. Aga miks me seda tegime? Et sellel oli siis väga lihtne põhjus. Et käisin ma ise tihtipeale rallisid vaatamas ja oli siis niisugune mure, et kui me läksime kohale, siis mõnikord oli hirmus tolmune oli see koht, kus me olime või siis sai kangesti poriseks, kui vihma sadas ja nii edasi. Siis ma hakkasin tegema ilmaprognoosi, et valida pealtvaatamise koht ka vastavalt sellele, et kui me näeme, et vihma sajab natukene, siis me võime sinna minna, kus kohta tavaliselt tolm tuleb. Ja siis sai endal nii-öelda asukohad valitud vastavalt sellele, milline ilm tuleb. Ja ralliteede peale jõudsin siis kuskil 2011. aastal, et eks ma olin enne teinud ise ka nii-öelda enda tarbeks kui üks kunagi, kellega on ralliteede ääres olnud ja tehtud siis ka pealtvaatamist ja ilmaprognoose, helistas, et oleks vaja kiiresti MM Motospordil prognoosi järgmiseks kiiruskatseks Saksamaa rallile. Alguses öeldi, et on pool tundi aega, pärast selgus, et on 5+3 minutit oli aega. Ja selle ajaga siis jõudsin vaadata, et hakkab küll sadama. Ütlesin, et hakkab sadama. Ja siis kusjuures veel helistati tagasi, et küsiti, et olete ikka kindel, et sadama hakkab. Ma ütlesin, et ikka olen kindel, et sadama hakkab. Ega me ei tea midagi selles mõttes, et kõik teised meeskonnad peaaegu läksid kõik kuivade rehvidega. Ja siin on siis näha, et Ott sõitis tollel ajal siis Super 2000 autoga ja sai siis selle, kusjuures see oli esimene ralli tal asfaldil üldse, sai siis sellel katsel kohe 6. koha sõitis sinna WRC autode vahel ilusasti ennast, mis siis tähendas, et läks nagu päris okei see esimene ilmaprognoos. Aga siis vaatasin lühidalt veel kokku, et mis siin juures on siis tehtud. Et olen siis ilmaprognoose teinud siis päris mitmetele erinevatele nii Eesti rallisõitjatele kui ka mõnele välismaa rallisõitjale. Siis 2016. aastal terve hooaja siis tegin veel nii-öelda Otile otse
ja 2017 aastal siis alates Korsikast on siis kõik M-spordi rallid tehtud ja nüüd alates 2018. aasta algusest siis on kõik rallid ja siis Toyota kogu meeskonnale. Aga lühidalt, et kuidas ma sinna üldse jõudsin, väga lühikene sissejuhatus, et kusagil vähem kui nädal enne ralli algust Ott helistas, ütles, et nende tavapärane ilmaennustaja on autoõnnetusesse või sellega on mingi õnnetus juhtunud. Tea, kas siis ennutas ilma halvasti või midagi muud. Igatahes temaga oli mingi õnnetus juhtunud ja oli kiiresti vaja asendust leida. Siis mul terve päev anti aega mõtlemiseks ja siis 2 päeva pärast osteti juba lennukipilet, et tule kohale. Koha peal tundus ilm algul mõtlene, aga pärast oli selline suhteliselt lihtne ilm, et enamus aega nägi ta välja umbes niisugune. Nii et ei saanud väga ilma üle kurta ja prognoosid ei olnud nagu väga keerulised ka. Et siis sain üsna palju niisama ringi vaadata ja arendada igasuguseid uusi mõtteid. Üks selline huvitav foto siin vahel, et kes on vaadanud videosid, mis te arvate, mis selle mehe ülesanne seal fotol praegult võiks olla? Ei ole, et tema ülesanne on see, et kui te vaatate siin on sang on taga, kui auto hakkab välja tagurdama, siis kui tagumine ratas on maha läinud, siis tema tõmbab selle kõrgenduse siit alt ära, enne kui esimene ratas sinna kohale jõuab. Et see ongi tema ülesanne, rohkem tal sellel hetkel ühtegi ülesannet ei ole. Et see on siis näha, et mismoodi tegelikult on lihvitud mõned asjad väga pisikeste detailideni välja, et oleks võimalikult mugav nii sõitjatele kui autodele, et siis võimalikult iga pisikene detail on äärmiselt oluline. Ise ma istusin seal sellises veokakastis, kus siis kogu meeskond istus ja siis vaatasin arvutiekraane, midagi seal eriti ei toimunud. Vahepeal paar pilve tuli ka, aga midagi sellist erilist nagu ei olnud. Nii. Aga siis läheme nüüd uuesti tagasi, et kuidas siis üks selline ilmaprognoos sellisele korralikule rallile käib. Tegin siin üsna väikesed sellised slaidid, et eriti hästi näha ei oleks, et siin osa on sellist tundlik info, et siis kõike välja ei loeks alati. Et põhimõtteliselt iga ralli kohta on mul mingisugune selline linkide kogumik või selline üldine linkide kogumik, kus kohas on siis kõikvõimaliku info selle konkreetse piirkonna kohta, mis on võimalik kätte saada alates siis ilmajaamade asukohast, ilmajaamade kodulehekülgedest, kus kohast ma saan mingisugused vajalikud reliefikaardid, kus kohas on mingid mudelid, kust saab erinevaid ilmaprognoose vaadata, vaatlusandmeid, lõpetades veebikaamera piltide ja ma ei tea milleni välja. Et siin on teinekord täiesti lõputuks läheb see loetelu. Siis siin on selle aasta Monte Carlo ralli selline esimese 3 päeva katsete kaart, et kui te siin suudate punast värvi eristada, mina väga hästi erista, sest ma ise punast hästi ei näe. Et siis on põhimõtteliselt näha, et punased on katsete asukohad, siis need kohad, kus kohas on siin peal näha näiteks mingisugused naaskilaadsed pildid. Need on siis reaalselt mõõtvad ilmajaamad, mis siis iga tunni tagant infot edastavad. Ja siis need kohad, mis on siis nii-öelda mingisuguse tõhtähe või Y-ga märgitud, need on minu mingisuguse prognoosi punktid, mille järgi ma siis nii-öelda need prognoosid mingisuguse katse kohta võtan. Et nii-öelda see ühe katse kohta prognoos käib mingisuguse konkreetse punkti järgi, et ma tekitan nii-öelda oma sellise virtuaalse ilmajaama kusagil enam-vähem katse keskele, mis võiks iseloomustada kogu seda ala. Siis järgmisena vaatan erinevad mudelid üle, mis kusagil selles piirkonnas on olemas, ilmamudelid. Et siin on päris ilusasti näha, et kui palju tegelikult mudelid ühe piirkonna kohta võivad erineda. Et vaatame näiteks Mehhiko ralli, siin on üks selline hommikune temperatuur, hommikul katse hakkab kusagil mingisugune 7 ajal pihta. Et üks prognoosib meil, et temperatuur on umbes 15 kraadi, üks kõrval olev mudel prognoosib, et meil on temperatuur kuskil 3 kraadi, et see on ikkagi üsna erinev. Päeva peale nad nihkuvad kokku ja kui vaadata siin näiteks nende mudelite seda infot, et üks ütleb, et meil on laus päike, teine ütleb, et siin meil on päris korralik soovihma võimalus või mis iganes, et see on selline. Ühesõnaga vaatan konkreetse piirkonna üle, et milline mudel selle piirkonna kohta kõige paremini töötab või milline prognoos. Ja kui ma olen selle välja valinud, siis ma ei ole sellega rahul veel. Siis ma võtan ilmajaamade andmed, võtan selle mudeli prognoosist välja
nii-öelda siis näiteks temperatuuri või sademete prognoosid, siin on konkreetsel juhul võetud siis temperatuuri prognoos mingisuguse piirkonna kohta ja siis ühes lahtris põhimõtteliselt peaks olema siis prognoositud temperatuur, järgmises peaks olema mõõdetud temperatuur ja siis taga on siis erinevus sellest tegelikkusest. Ehk siis ma võtan aluseks ühe mudeli ja siis selle mudeli keeran siis vastavalt sellele paika, mis tegelikult toimub selles konkreetses punktis. Näiteks enamus mudeleid hommikul ennustavad alati hoopiski kiiremat temperatuuri tõusu ja õhtul olulist aeglasemat temperatuuri langemist ja keskpäevane temperatuur on alati nii-öelda allapoole normi prognoositud, et see on peaaegu absoluutselt kõikide mudelite puhul üks ja sama viga. Ma ei tea, miks nüüd seda ei suuda kuidagi täpselt paika panna, aga need nihked on kenasti peaaegu alati ühtemoodi sees. Siis vaatan konkreetsete kohtade kohta erinevaid radaripilte, mida midagi tähendavad, sest igas piirkonnas see radaripildi see signaali tugevus ei pruugi tähendada sama. Et ühes kohas see tähendab enam-vähem niimoodi, et tibutab seal kergelt vihma, teise koha peal tähendab see seda, et sisuliselt on veeuputus selles piirkonnas. Et siis kuigi võiks nagu olla mingisugune standard enam-vähem, tegelikult ei ole, et püüan nagu siis ka sellest aru saada, et missugune nii-öelda kogu see taustapilt seal välja näeb. Siis on iga katse kohta on mul kõrgusprofiil, mis on oluline siis temperatuuri puhul ja ehk siis kõrguse suhtes enamasti temperatuur väheneb. Siis lisaks sellele on iga katse kohta veel välja arvatud, kui palju võiks sellest jääda enam-vähem varju, kui palju päikese kätte, sest näiteks võtame see sama Korsika ralli või Mehhiko ralli, varjustemperatuurid teepinnal on kuskil +20, päikse käes on umbes +50. Et on, kus on kruusa peal näiteks. Korsikal oli eelmine aasta +7 ja +40 vahe näiteks. Nii et seal on päris suur erinevus ja on üsna oluline inseneridel teada, et kui palju seal nii-öelda erineva temperatuuri osakaalu selles vahemikus on. Nii, siis on mul endal koostatud üks selline ülevaate tabel, kus mul on siis iga katse kohta märgitud nii-öelda kõrgused, kus kohas minu nii-öelda selle referentspunkti kõrgus on mingisugused kommentaarid, mis võivad sellel olla olulised, et kas on mingisugune madal päike või on mingisugune järsk laskumine või on päike selle täiesti varjatud nii-öelda hommikul, kuna asub mäe mingisugusel tagumisel küljel ja nii edasi. Ja siis ma saan endale konkreetse graafiku, kus siis minule jääb nii-öelda see tabeli rida, kus on siis kellaajad, see on siis põhimõtteliselt praegu Korsika ralli jaoks, kus on siis näha, et esimene prognoos, selline detailne prognoos peab olema hommikul kell 6:45 neljapäeval, aga enne seda peab olema veel esmaspäeval esimene, teisipäeval teine ja kolmapäeval nii-öelda kolmas selline üldprognoos, mis on siis vajalik siis alates rajaga tutvumisest kuni sinnamaani, et milliseid nii-öelda komponente autole ralli jaoks panna, et seal sõltub näiteks, et kui pika käiguga on käigukast või mõned muud detailid. Ja lõpuks on siis esimene prognoos on koos, kus kohas on siis pandud ilusasti kõik kirja, milline on siis näiteks pilvisus konkreetsel katsel, milline on õhutemperatuuride vahemik, milline on maapinna temperatuuri vahemik, milline on õhuniiskus, tuulekiirus, tuulesuund, kas on vihmane või ei ole vihmane ja siis kõige lõpuks on veel mingisugused lisakommentaarid. Ja siis läheb loomulikult ka selline teksti kujul, et osad inseneridele meeldib vaadata, tõenäoliselt siin ka, kes on rohkem nii-öelda inseneri taustaga, nendel meeldib sellist tabelit ja numbreid vaadata, aga paljudele meeldib vaadata niisugust teksti, kus siis on lihtsalt selline pikem kirjeldus. Sama info on nagu sees, aga on räägitud loogiliste ja selliste kenade lausetena. Nii see oli kõik enne rallit. Siis ma lendan rallile kohale, et näiteks see pühapäev lendame Korsikale, leidsin e-maili pealt üles, millal läheme. Siis sõidame need samad katsed läbi, kus kohas hakatakse rallit sõitma, siis tekib mul enam-vähem idee, mida selle ees võib oodata. Et siin on näiteks näha, missuguseid olusid ühe katse peal erinevaid võib olla. On selline, kus kohas on enam jääroopad on sees, on selline, kus kohas on siis nii-öelda märg asfalt, on selline lõik, kus kohas on täiesti kuiv asfalt. Ja kuidas näiteks temperatuur ühe katse piires võib kõikuda, et kus ühel lõigul on meil temperatuur +4 ja see sama katse lõpus on meil +11 ja kusjuures see ei sõltu üldse kõrgusest, vaid sõltub rohkem hoopiski sellest, et millise mäe külje peal konkreetne katse asub. Aga mida ma ise samal ajal siis veel seal teen, kui see info on ära edastatud? Et mina vaatan siis kõik neid mudeleid, mis selle konkreetse piirkonna kohta on, jälgin, mida see mudel ütleb ja lisaks sellele
kui ma olen selle mudeli nii-öelda endal pähe õppinud, sisuliselt tuleb ta vaadata nii-öelda endale kusagile taha haiu salvestada ja siis ralli ajal jälgin vaikselt siis, mismoodi tegelikult kõik toimub. Ta on siis 2-3 arvutit on ees lahti, kus kohas siis erineva detailsusega märgitud, kus siis on pilvede liikumine, sademete alade liikumine, temperatuuri muutumine. Kõrval jookseb siis seal otsepilt ülejäänud inseneride kõrval. Ja siis vaata, mismoodi tegelik ilm vastavalt mudelile muutub. Et ma tean seda, et näiteks enne mind tegi seal ilmaprognoosi Meteo France nii Fordile kui ka siin. Siis nende see väikene mure oligi, et nemad kasutasid sellist alammudelit, mille arvutamiseks kulus tihtipeale 5-6 tundi ja need andmed, mis sinna sisenesid, olid ka tihtipeale üsna mitu tundi vanad. Siis kui toimus mingisugune äkiline muutus, siis nad ei suutnud nii kiiresti reageerida. Et siis mina proovin nagu ise oma peas selle kõik paika panna, et kui ma näen mingisugust olukorra muutust, siis ma kohe kiiresti üritan ette näha, et mis see siis tegelikult tähendab. Et siin on siis üks selline üldine kaart, kus kohas on märgitud, kus kohas mingisugused katsed asuvad ja siis jälgitud, kuidas siis selles piirkonnas sademete alad liiguvad, et näha mingisugust selget loogikat ei ole eriti, et on, kuna tegemist on mägedega, siis seal tihtipeale võivad sadu tulla päris äkiliselt ja kaduda päris äkiliselt ja tekitada nii-öelda sellised kuivi alasid. Siin on veel mõned sellised fotod, et mida katsete pealt edastatakse, näiteks milline on siis, millised pilved taevas on, milline näeb teekatte kusagil peale sadu välja, et siis ma oskaksin arvata, et kas ta võiks ära kuivata või mitte. Et kas on kusagil näiteks on väga mudane või kuskil on seisev vesi on tee peal või tekivad näiteks rööpad sisse, et kui sügavad on rööpad, et kui näiteks sadu tulemas, siis ma tean, et kas on siis tõenäoliselt näiteks, et roopad lähevad vett täis ja selle tõttu tuleb siis ilmselt autoseadistust muuta, et see on siis oluline info kohe anda edasi sõitjatele. Ehk siis iga pisem detail alates sellest, et kas võiks katsel olla tolmu või udu kuni sinnamaani, et kas võiks olla roopad ja kas võiks olla vett täis või kuivad või midagi muud. Ja siis, mis veel katse peal olevad inimesed annavad näiteks seda, mis on siis aju intensiivsus, samamoodi, et radaripildid selgemaks saada. Et siin on näiteks ühe Austraalia ralli üks foto radari järgi, see oli keskmine või natukene keskmisest nõrgem sadu, et siis nii-öelda saab enda jaoks paika keerata, et pildi järgi ma ütleks küll, et väga keskmisest natuke nõrgem sadu on. Et läks ikkagi väga vesiseks. Nii, ja mis ma siis ralli ajal veel teen, on siis, et enne igat teenindust arutan siis inseneride ja sõitjatega eesootavad ilmastikunähtused läbi. Toon siis olulisemad info välja eesootava kohta ja siis igal vajalikul hetkel siis uuendan siis vastavalt prognoosi, et kui midagi on näiteks muutunud, siis läheb info kiiresti inseneridele, kes edastavad selle siis sõitjatele, mõnikord läheb ka otse info sõitjatele. Ja siin on siis tegelikult päris palju sellist asja, mida vist otse ei tohi välja rääkida, et kuidas me mingisuguseid mõõtmisi veel seal lisaks teeme. Aga ma võin öelda, et seal on mõningad sarnanused selles, et mida Märt siin järgmises ettekandes ilmselt ka natukene näitab või räägib. Ja siin on lihtsalt selline üks, et mis jaoks peab nagu olema ilmaga päris hästi kursis, et siin on eelmine aasta Saksamaa rallilt väikene väljavõte, et kuidas siis suhtlus Otiga käis. Et enne katset Ott küsis, et kas läheb siis pehme või kõva rehv. Siis ma küsisin, et mis kellaks tal vaja on, ütles, et umbes 10 minutit on aega. Ja siis 8 minuti pärast siis ma vastasin talle ühe sõnaga, et võt kõva. Et rohkem infot ta nagu tegelikult ei taha, et mõnikord on sõitjal hästi oluline, et olla väga konkreetne, väga lühikene. Et sa võid kirjutada terve lehekülje seda ilmaprognoosi, aga tegelikult lõpuks kõik taandub mingisuguse ühe sõna peale enam-vähem välja. Ma ei tea, kuidas majaliselt praegu olen. Väga täpselt ajas. Jah, et siis ma siis lõpetan selles viimase slaidiga, mis on mul seotud jälle rannaga, et jõudsime jälle sinna, kus kohta see ralliauto ära kadus. Aga tore, suur tänu. Ja kas mu mikrofon töötab või tööta? Igatahes kosta on. Ma kasutan võimalust kohe küsin ise esimese küsimuse ära, kui ikkagi Ott Tänaku ilmanust on siin kohal. Kui mina sõidan Tallinna ja Harjumaa piirkonnas, siis mis ajaks ma endale rehvi vahetuse peaksin broneerima? Kui enam libe ei ole.
et kui sa ainult päevasel ajal sõidad, siis ma arvan, et kusagil järgmise nädala keskel võid vast ära vahetada, aga kui sa nagu linnast väga palju välja sõidad, et siis hoia natuke aega veel, et ma vaatasin just enne siin, et järgneva 2 nädala nädala ööpäeva keskmine temperatuur jääb siiski alla 0 veel. Nii et aga tõenäoliselt üsna kuiv on. Aga kui selle järgmise nädala teise pooleni või ütleme nädalavahetuse paiku, siis aga Tallinnast väga välja ei maksa minna väikeste teede peale. Väga hea, kohe kui läbi saab üritus, helistan ja panen aja kinni. Küsimusi veel Hannesele? Andke märku, nii, hea. Kõigepealt tore on kuulda ühte ilmaennustajat, kes konkreetselt vastuseid annab. See väga tihti ei juhtu. Küsimus, et te kasutate inimandureid ja ülejäänud punktid on siis suht hõredalt, et miks te tee-ääri mingisugust elektrooniliste anduritega üle ei külva? Et siin on kohe mitu küsimust sellega seoses, et üks asi inimanduri puhul on see, et see inimandur suudab nagu vaadata hästi igale poole ringi. Siis nendel inimanduritel on üldiselt kas siis kaardilugeja või rallisõitja kogemus, siis nad oskavad nagu ka tee peal näha sellist asja, mida elektrooniline andur ei näe. Siis jah, näiteks Monte Carlo rallis ma panin lisaks paar andurit panin juurde, aga häda on see, et need rallid toimuvad sellises piirkonnas, kus kohas meil põhimõtteliselt nende inimanduritega suhtlus käib ainult satelliittelefoniga, et seal ei ole absoluutselt, mitte isegi telefonilevi ei ole. Niimoodi, et nad on nagu niivõrd eemal, et meil on väga suur tõenäosus, et enamasti me ei saa nendest elektroonilistest anduritest mitte mingisugust infot kätte. Ja täiesti nii üllatav, kui see ei ole, et peaks olema nagu täiesti normaalsed andurid. Vanust on vähem kui aasta, aga tõenäosus, et iga päev vähemalt üks andur mingisuguses kohas läheb tuksi ja hakkab näitama mingid imelikke numbreid, on praegult olnud umbes 90%, et iga päev midagi ütleb üles kuskil. Et see elektroonika kusagil, jah, selles mõttes see inimfaktor on väga oluline, et kui alates sellest, et ralliauto on käsitöö, siis enamus asju, mis seal selle ralliauto ümber toimub, tundub, et on ka vajalik teha käsitöö, et oleks viimne kui detail enam paigas. Kas on mõni küsimus veel? Kommentaar? Kui keegi ei taha võimalust kasutada, siis teeme ühe suure aplausi veel. Aitäh!